Broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Nii, hommikust. Kohe sain pildi siin ühelt kuulajalt Markolt. Siin on selline asi, kus ta näitab kohe ühte asja. Hakkame kohe peale. Nii. Vaata, kuld tuli pilt selline, et siis kuld versus USA võlakirjad. Alates siis sellest kohast, kus ma ütlesin, et läheb ülesse, siis detsembrist siia. Kui te teete lahti, siis peate vaatama seda kuld vs USD Note H8. Ja selline lugu, et siis kuld kasvab ja need note'id, võlakirjad lihtsalt lendavad täitsa alla. Küllal ka vastuvad täitsa peaks see nädal ära ootama. Huvitav, kas kuld võiks varsti shortima hakata? Ei, kulda shortida. Ei, pilti ei näe või? Nüüd näete. Vabandust. Ta näitas mulle. Nii, hakkame jälle. Et siis Marko saatis sellist pilti. Kuld kasvab alates detsember. Ja see moment siis Ameerika võlakirjad USD Note, need langevad ja täielikus korrelatsioonis käivad. 100% korrelatsioon on praegult. Ja Marko arvab, et võib-olla see nädal või ülejärgmine nädal hakkavad võlakirjad kasvama ja siis see peaks andma märku, et siin siis ennem ühes suunas. Oota, ma vaatan korra veel su pilti. Jaa, õigus. Ja, ennem olid ühes suunas kuni detsembrini. Ja ennem olid ühes suunas ja nüüd ma jään sulle selle vastuse nüüd võlgu, sest ma pean nüüd ise seda uurima, et miks selline asi juhtus. Oot, ei tea, ausalt öeldes. Ei tea, mida sulle selle vastu peale vastata. Miks alates detsember võlakirjad langevad ja kuld kasvab. Et minu see panus eelmine nädal, et tuleb mingisugune siia korrektsioon üldse ei tulnud läbi ja pani ülesse täiega. Ehk siis see plaan, see suurem plaan, mis me hoiame siia 1410 peale, see plaan on siin täitsa paigas. Hetkel on suur vastupanu ka varsti tulemas, et siis see lokaalne vastupanu on siin juba läbitud, näed, see 1357, nüüd on tulemas see 1377. No siin kaks varianti, kas nüüd põrutavad edasi või siis, siin on huvitav pilt tegelikult. See kulla kasv, kuidas seda teeks? Nii, kuld, kus sa nüüd oled? Oota, ei näe isegi seda kulda. Nii, S&P, see meil ei sobi. Oota, kuld, nii, kuld on siin. Nii, kuld siia. Ja autust siia. Nii. Autust ja nüüd vaadake siia. Vot siin on 100% korrelatsioon. Näete, siis eelmine tipp
ületatud, ületatud ja alla. Ja alla. Et siin on 100% korrelatsiooni selles graafikus praegult. Ja siin on 100% korrelatsiooni selles graafikus. Aga ma arvan nüüd seda, et siin audustis tuleb jällegi kasv. See, mis me arvasime siin augusti lõpus, et siit hakkab langus pihta ja läheb alla, see ei saanud mingisugust tõdet ja liigub edasi ülesse. See nüüd liigub edasi ja kuld samamoodi siis läheb nüüd kindlasti veel pikalt ülesse. Nüüd ainuke küsimus on, kuidas ja kui kiiresti see asi läheb. Et kui nüüd seda vaadata siit alt seda starti, no suht selline hea kanal. Okei, niimoodi täpsemalt, et siis praegult on täpselt selle vastupanu või selle toetuse peal, et siis siit nagu võiks oodata mingisugust seda kasvu. Samas, ma ei tea, et pigem vaataks seda kuidagi teistmoodi ja et praegult tuleks ikkagi see väike vähemalt mingisugune korrektsioon, vähemalt H4 peal, vähemalt siia, et 1335, vähemalt siia võiks tulla nüüd mingi korrektsioon. Kui nüüd H1 peal seda vaadata, siis ikkagi see on selline reversal, selline pööre. Siin on ka, et käis üleval ja väga pikk, siis tuli siia see väga selline pikk kasv jällegi reedel ja siis tuli tagasi tõmme, et siis mina arvan, et siit võiks ikkagi vähemalt mingisugune, vähemalt lokaalne korrektsioon ikkagi sisse tulla. Et siis, ja pärast seda võib edasi põrutada, et siin lasta olla nii, aga alguses siin kullaga, et allapool. Nii. Vahe küsimus, kuidas TV Staril nime mäleta läheb kõik ikka. Aha, Helen läheb hästi, et ta kaupleb rahulikult. Nüüd tal ei ole kiiret ja Helen paneb täitsa rahulikult edasi ja ma arvan, et ma ei tea, võib-olla kirjutab meili peale ka, et ütleb, kuidas on läinud ja noh, näete, tal on kõik hästi, tal on palju paremini läinud kui detsembris ja novembris, kui me tegime seda projekti. Mul on väga rõõm seda kuulda, väga hästi. Mina oma siis selle õppimisega pole läbi kukkunud. Nii, aga nüüd alustame kõige huvitavama asjaga. Võtab tasapisi, et siis ikkagi see annab oma tulemust. Nii, aga võtame seda asja nüüd niimoodi. Meil on kõige huvitavam paar siin Euroust ja Euroust. Kas on nüüd see trendi lõpp või mitte? Kas on nüüd trendi lõpp või mitte? Vot, raske küsimus. Et see, mis ma siin pakkusin eelmine nädal, kus me vaatasime seda webinari, siis pakkusin siin läheb alla, ei läinud. Siia tuli siis kolmnurk sisse ja sellest kolmnurgast, nagu näete, läks kiiresti ülesse. No ja siis Draghi peal. Draghi ei öelnud midagi selle vastu, et kuulge, väga kiiresti siin kasvame. Noh, tõmbaks seda asja vähemalt natukene allapoole. Ei, Draghi oli täitsa vait ja mõttes kõik läheb hästi, majandus suureneb. No ja selle peal ise näete, ta siin kasvas pressikonverentsi peal 140 pipi. Siis tuli Trump. Jumal küll. Siis tuli Trump. See oli siis juba Trump. Ja Trump ütles, te saite meie sellest ministrist valesti aru ja tegelikult ma ütlesin, et meil on Ameerikal on vaja kõva dollarit. No ja selle peal tuli vastu liikumine.
otse loomulikult eurooplased seda ei usunud Aasiatega ja siis tõmbasid ülesse ja siis ameeriklased tõmbasid jällegi seda tagasi allapoole. Nüüd on suht keeruline pilt selline. Ta küll on selline, et küünal pikk ja must vari ja veel siia ülesse ja jällegi tagasi tõmme. Aga vot ei tea nüüd, et millal võiks nüüd see langus siin tulla. Et vaatame nüüd, see nädal on suht keeruline siin euroustis. Et see liikumine on selline, et fundamentaalne asi on siis üles euros ja selle gross domestic product Ameerikas kasvas mitte nii hästi, vaid vähenes. Siis tehnika on ka euro poole pealt. Küünlad ei ole euro poole pealt. Et vaatame, mis siit võiks saada. Kas nüüd kasvab või siis langeb. Et siin on suht keeruline. Mina panustaks ikkagi, kuna see on euro ja paar on loll, et siis ma ei tea kuidas, aga nädala sees võiks tulla siin see 1.23. Samas reede on NFP ja kes seda veel teab, mis sealt sellest NFP-st on tulemas, et ma arvan, et sealt head numbrid ka ei ole tulemas, et seega siin võib tegelikult selline koridor tekkida siia. Siia vahemikku võib tekkida lihtsalt mingi lai koridor, et minnakse üles, siis alla ja siis nagu suunda pole. Nagu alati enne langust või enne mingist korrektsiooni võivad võtta siia mingisugust pausi sisse ja alles siis nagu järgmine nädal, siis veebruari alguses vähemalt mingisugust tagasitõmmet siis ka teha. Selline neutraalne siis siin vaade selles euroustis. Lainete kohast on siis suur kasv, mis siin alt oli alanud, see on siis lõppenud ja vaatame, kas on see tõsi või mitte. Lihtsalt kui vaadata seda asja, siis palju ta siin? Ta siin kasvas alates 1.03 ehk siis kasvas 2200 pippi. See on juba päris palju. Ja vaatame, et see kogu asi siis, kuidas sellega edasi saab. Et ma arvan, ikkagi peaks mingi hetk tulema mingi mõistlik korrektsioon siia sisse ja siis liigume edasi. Nüüd kõige selline, nii, Marko saadab veel. Trumpi pärast kukkus nulli tagasi. Kohe, vaatame, mis siin veel. Marko saatis edasi. Mis see oli? Euroust. Enne Trumpi pärast kukkus nulli. Jaa, edasi-tagasi käis. Nüüd see, mis siin oli, see plaan, mis oli mul, mäletate, see Brexiti tase ja tagasiminek selle Brexiti tasemele. Vähemalt see peaaegu juba juhtus. Siin väike vahe jäi sisse, mingi 70-80 pippi. Nii täpselt nad küll ei tee seda asja ja siis sellepärast siis ta siin ka kasvas päris pikalt. Nüüd ma ootan vähemalt selles paaris, peaks tulema vähemalt mingi korrektsioon, et ta siin 700-900 pippi lihtsalt järjest tegi liikumisi ja vaatame, et siis õige Kaupo pakub järgmist asja, et siis meil siin kolmapäeval on veel tulemas üks asi. Täitsa unustasin. Jällegi kolmapäev siis 21.00 Fed ja interest rate, et võib-olla tegelikult jah, Fedi sõnade peal, siis vähemalt, seal tuleb uus, tegelikult, mis seal on, et Yellen on vist lahkunud, jah, ja siis on see uus chairman, jah. Ta oli vist USA dollari poolt, jah, oli see õige jutt vist, oli see USA poolt, aga ta on uus ja otse loomulikult kõik hakkavad kuulama teda väga, väga hoolega ja mõtlema, et mis tema sõnad siis maksavad, et kas ta läheb üles uust selle peale või mitte. Arvan, et esimesed sõnad, mis ta hakkab rääkima, seda usub ka turg
ja siis võtab suunda kas siis ülesse või siis alla. Aga jah, kui struktuuri vaadata, võib-olla ongi vaja seda fade'i ära oodata ja siis fade'i peal siis minnakse siia sellest 1.23.7 sellest tasemest ka läbi alla. See võib-olla jah, et Kaupo hea mõte. Näete, suhtlemine toob palju paremat tulemust, et siis jah, võib-olla siis kolmapäeval siis see asi tuleb palju paremini ja siis ikkagi selle peal ka ust natukene tagasi võidab. Juhul kui Fed ei tee mitte midagi, siis arvatavasti ust saab jällegi ühe suure laksu ja jällegi euro kasvab, nael kasvab, aud kasvab, kõik kasvavad. Nii, nael siis peaks võtma juba suunda siit sellest kohast, siis võttis juba reedel alla suunda. Tegelikult pildid on kõik samad. Üles alla siis pikk reedene küünal, mis tuli tagasi tõmmega ja nüüd jälle, nüüd seisavad, et siin öösel natukene alla mindi. Nüüd kui M5 vaadata, siis hetkel siis kindel selline trend alla, öösel alla. Hetkel ei tea, võib-olla kas on tulemas midagi sellist või kohe siit alla, et siin seda ugadaikat ja seda bingot mängima ei hakka, et kas üles-alla siin keegi veel ei tea, peab ära ootama natukene seda, mida Euroopa ette hakkab võtma ja alles siis sisenema selles paaris. Mis siin võib aidata meid selles mõttes, et see suund on pigem alla, on selline paar nagu euronael. Euronaelas on suht keeruline ja ma pakkusin siin selle, et kui ta läheb sellest tasemest läbi, siis on nagu suund juba olemas. Nagu te näete, paar läbis, must küünal on olemas ja siis tuli sisse hop-hop ja valged küünlad tulid ja võtsid ülesse ja see tase jäi pidama. Mis siia võiks joonistada, on siis midagi üldse teist sellist, ta küll ei ole ilus selline, aga ja see suurem pilt, mis ma ikkagi vaatasin, on ikkagi peaks ikkagi suundu võtma siia ülespoole. Et siia selle 0.98 ehk siis siia ühe peale, kui õieti käituda, kui võtta seda, et nagu langust, siis siit peaks nagu tulema uus maksimum sellest kohast nagu läbi. Vot, et ja siis oi, ei jõua. Ma siin ühte tehingut teen endale jälle lahti ja ei suuda seda lahti teha. Okei. Et siis, kui nüüd vaadata, võib-olla juhtus selline olukord, näete jälle pikad küünlad, kaitsevad seda tasemet siin 0.87.7. Et siis sellest kohast läheb ikkagi tegelikult ülesse. Võib-olla kogu see lugu, mis ta siin oli, selline korrektsiooniline ja siit läheb edasi üles. Et siin on nüüd raske. Väiksemal timeframe'il on kindel, et ta siin läheb ülesse. Väiksemal timeframe'i peal see on nagu kindlam selline asi ja paar läheb siin lokaalselt ülesse. Vaatame, kuivõrd lokaalselt ja kuivõrd pikalt ta läheb sinna. Et see nüüd sõltub siis. Nii, kiiret pole kuskile. Vaatame, mis siit saab. Et tegelikult sama jõuga on euro ja nael, lihtsalt päevast päeva see muutub. Nii, Audiga on siis selline lugu. Läbis reedel, ma siis kauplesin kella 8 reedel ja sain siin midagi tagasi. Vot. Ja siis hoidsin ja hoidsin. Peaaegu lõpuni välja hoidsin, siis lahkusin sellest tehingust ja nagu te saate aru, siin ja NSD on juba korrektsioonilisel teel. See, mis ma siin pakkusin, et mäletate eelmine nädal, see joonis, mis meil oli, ei pidanud vastu ja mindi paaris ülesse. See ei
ei läinud õieti, üldse ei läinud õieti. Ja siis vaatame, kas nüüd sellest küünlast. Siin oli väga hea, et see fundamentaalne asi, inflatsioon oli suht halb. Siis mindi alla ja siis mindi alla ja meid aitas, mina kauplesin seda. Ma arvan, et te kõik seda kauplesite. Aud NSD-d. Ta küll kukkus sügaval. Siin, kui ma pakkusin, et kukub 1.09, siis näete, langes palju sügavamal, 1.0854. Sügav korrektsioon tuli sisse, aga siit läks väga pikalt ja see tee oli väga pikk ülesse. Otse loomulikult ma seda hakkasin kauplema alles siis, kui ärkasin hommikul, siis selles vahemikus hakkasin kauplema, 2 tehingut sai tehtud. Siin kinni pandud, et siin mingi 60 või 70 pippi sain kätte. Et suht hästi läks see tehing ja nii, siis ma siin ikkagi tegin tehingut ja jälle saate näha, millega ma siin hakkama sain ja millega ma siin hakkama sain. Et siis kohe näitan, aga Aud NSD-s ma ei tea, nüüd on, kas H4 peal on siin see esimese sellise, kas on siin esimene see laine lõppenud või mitte, lihtsalt on näha 1, 2, 3, 4 ja 5. Siis siit ma juba ootan ikkagi seda korrektsioonilist liikumist, aga NSD on suht nõrgem praegult kui Aud, nii et siit võib tulla tegelikult veel ja veel seda kasvu. Ja me oleme selles 3. päeva laines, mis tähendab, me võtsime suunda päris pikalt ülesse ja siin pikk kasvu on oodata ja üle 1.13 sinna päris pikalt ülesse see peaks ka minema. No vaatame, mis siit ka hakkama saab, et siis pole siin kiiret kuskile praegult, et see on juba kasvanud päris palju, nüüd kas korrektsioon väike. Kui väike tuleb korrektsioon, siis otse loomulikult siit hakkame ostma edasi. Nii, siis ustjeen, ustkäed. Jällegi vaadake, pai, praegult tegin pai jälle ära. Ma hävisin eelmine nädal, kui ma ütlesin, et mäletate, jah, mul oli ost selle koha peal siis. Ja ma hävisin siis siiamaani. Tõstsin stop-lossi siia, kui ta siia allapoole ära käis, siis hakkas siin tõusma. Tõstsin kriitilise taseme peale seda stop-lossi. Hakkas ülesse minema, siis tõstsin veel natukene. Siis, kui siin sain aru, et tuli langus, siis häving. Ikka 35 pippi ikkagi tuli häving. Ja ei kaubelnud seda asja pärast. Et siis suurem pilt ikkagi, nüüd on vist see korrektsioon ära lõppenud. Meil on olemas täielik impulss siin olemas. Siin on meil olemas väga ilus impulss. Ja jällegi on meil olemas ka siin selline korrektsioon, väga sugav. Aga mis meid aitab siin? Meid aitab siin üks asi. Meid aitab see küünal. Vot see. Ta on kahtlane. Esialgu see küünal, see must küünal on suht kahtlane. Selline. See on uudis. Ja siin oli siis meil mida? Meil oli 2 uudist ühel ajal. USJDP. Nii, oli negatiivne. Mõjus halvasti dollarile ja oli CAD, CPI oli ka negatiivne. Selles mõttes CAD inflatsioon on siin palju suurema pilgu all kuivõrd US GDP. Ja see omakorda siis, ta siin küll lendas pärast natukene allapoole, aga see oli lihtsalt suht selle peale pandud, et see oli lihtsalt ustnõrkus mängus. Ja siis, praegult jah, see stop-loss siis läheb, isegi pole mõtet siis nii alla panna, et siis tegelikult suht siia 20 pippi on suht hea. Kui läheb, siis ma siit hoian juba siia. See loomulikult sellest esimesest lainest ülespoole.
niimoodi siis ja vaatame, noh, kui hakkab kasvama, siis otse loomulikult kuskil siin hakkan ka juurde panema. Et ilma selleta ei saa, et juurde alati peab panema. Kui oled õigel teel, siis juurde pead panema kindlasti. Nii, hakkas nael ka liikuma, siis noh, ega siin suurt varianti pole, et siin ka sell ja noh, kohe ka teise konto peal ka sell, et siis kohe. Nii tehtud ja nüüd vaatame, mis siit saab. Nii, siis uistkäed tagasi, et siis uistkäed on siis selline lugu, kui läheb, siis läheb ja läheb siia see kolmas laine, mis siit on tulemas, see peaks tooma meile siia head ja ilusat liikumist. Et siis vaatame, mõõdame selle ära praegult, see on 110 pippi, siit peaks tulema kasvu palju rohkem. Et siis 110 või 23% juurde, 130, 135, no vot jah, 1.24, 25 on suht hea TP koht. Et siis sealt alates vaatame juba edasi, et see on siis suht hea selline TP koht. Las ta siis praegult ka liigub selles suunas, et no vaatame siin, noh, hakkas natukene ka liikuma ja vaatame, mis sellest ka saab. Kui hästi läheb, siis hästi. Nii, siis siin saab juurde panna. Naela peal otse loomulikult, kui ma nüüd siit müüki läksin, siis selle koha peal ka saab siis veel juurde panna, et siis see on siis toetus, vastupanu, mida peaksime siis ka läbima mingi hetk. Vaatame, kas olen õigel teel või mitte. Nii, Ustien, ma ei tea, siin on suht keeruline korrektsioon, jälle see jätkab oma teed. Mina siis, kui ostsin eelmine nädal, siis 22 oli see, jah. Et siin, jah, ostsin jällegi webinaril oli ostetud, webinari peal oli ostetud ja kinni panin õhtul. Ja siis vähe teenisin. Siis Kuroda peal avasin uuesti ja siis hävisin. Et siis algus oli mul suht halb. Nädala algus oli suht halb ja siis edasi ma siin ei teinud mitte midagi. Aga praegult on jällegi sama pilt. Siin all on jällegi impulss olemas. Ma ei tea, mis see oli, aga tuli ära. Siis korrektsioon otse loomulikult praegult juba vaatab siia ülesse. Arvatavasti see kompleks siksakiline korrektsioon on samamoodi siin läbi saamas või on juba tegelikult läbi saanud, et jällegi väga sügav, nagu Aud NSD-s. Väga sügav selline korrektsioon Ustienis. Kui nüüd oleme õigel teel ja Euro-Ust on juba tippu teinud ja kõik on juba tippu teinud, siis otse loomulikult siin juba tuleb meeletu kasv, selline pumm, aga see on päevade küsimus, siis läheb siia päris pikalt üles. Nii, see selleks. Siis nüüd edasi. Euroen. Tegelikult samamoodi. Nüüd vaata siia. Nüüd on selline oluline moment. Vaatame seda osa. Selles suuremas lõigus. Nii. Vaat siia. Näe. Trend on ülesse. Kõik korrektsioonid ei lähe eelmisest miinimumist allapoole, mis tähendab trend on ülesse. Nii. Siin oli korrektsioon natukene vanemat timeframe'i, et siis siin selles kohas läks allapoole. Mis see tähendab? Nüüd sellest kohast siit hakkas uus kasvav asi. Ja näete, meil kasvab jällegi korrektsioon. Nüüd, kui selleks, et trend oleks läbi, siin selles kohas pidi tulema langus sellest tasemest allapoole. Ei tulnud, mis tähendab ühte asja. See liikumine ülesse on täitsa ilus ja lihtsalt see osa, mis siin hakkas tekkima, et siis see osa siin, vaata hoolega, näe, see siia ja see siia, see tähendab ühte asja.
on tulemas keeruline pikendus. Nii, on tulemas pikendus laines. Ehk siis laine üles on 5 osast ja meil on olemas esimene osa, teine ja kui nüüd siit on tulemas kasv, siis on tulemas 3. osa ja siis on tulemas veel jällegi langus ja on tulemas veel 5. osa. Mida see tähendab? See tähendab, et ustijeen, eurojeen ja kõik need ilusad ja huvitavad paarid peavad tegema kasvu. Aga vaatame, kes siis võidab. Kas ustijeen tuleb ja teeb kõige tugevama liikumise või siis eurojeen, kui euroustis ei ole see tipp olemas. Nii. Nüüd siis naeljeen on samamoodi siin teinud korrektsiooni vanemalt timeframe'i peal. Suuremalt timeframe'il läbilöök ei ole toimunud, mis tähendab ühte asja. Siit peaks nagu tulema see kasv edasi. Vot selline lugu. Nael seda ei vaata. Nüüd jõudsime euroaudi peale. Euroaudi peal on suht keeruline olukord praegult. Ja ma arvan, et see korrektsioon, mis ta siin on alanud, võib kesta veel, sest kuidagi eriti ei näe välja, et siit hakkas uus jalg ülespoole. Vot, et siis siin ma ei usu, et midagi ilusat on tulemas. Eurocadis, et siis Eurocadis ei tea. Eurocadis ikkagi arvan, et läheb euro ülesse. See meie siin joonis, mis ta oli, jääb paika. Ta küll nädala peal joonistas meile suht halba küünla. Noh, see edasi-tagasi küünal, aga lihtsalt käed on ikkagi, ma arvan, et suht nõrgem kui euro ja siit tuleb ikkagi veel üks selline mats ülesse. GPB out, noh, siin läheb kindlasti alla. Et ma arvan, et see nädal või vähemalt nädala algus, mida see tähendab, et siis esmaspäev, teisipäev on need 2 päeva, millal siis nael on kõige nõrgem. Miks? Sest ta kasvas kõige rohkem, siis ka langema peab ka mõni hetk kõige rohkem. Et siis kõige tugevamast kõige nõrgema poole peale. Siis selline plaan on. Nii, GPB käed on suht sama. Ma arvan, siin nad on võrdse tugevusega ja siis, noh, ega midagi siin ei muutu ja ma arvan, et ta siin seisab edasi-tagasi. Nii, rubla hakkas ikkagi liikuma sinna, kuhu ma mõtlesin. Ja ikkagi, kes kaupleb, see kaupleb. Arvan, et läheb ikkagi siia päris pikalt ülesse. No vaatame, kas olen õigel teel või mitte. Kulda vaatasime, nii nafta. Nafta meil hakkas liikumist, uut liikumist alustas ta meil siit. Vaatame seda osa. Nii, vaatame seda osa siit. Noh, korrektsioon, jah. Nii. Siin võib tekkida selline olukord. Ja siis edasi. Et see kriitiline tase, 63. See jääb alles ja siit kasv läheb edasi. Lihtsalt sõltub sellest, et millal ta siin ka lihtsalt edasi läheb. Et selline lugu. Nii, meie lemmikud indeksid kasv jätkab. Jaapani indeks langes. Nii imelik, kui see poleks, aga Jaapani indeks langes. No, see langus on seotud siis jeeni langus võrdub siis jeeni tugevus. Nii kui jeen hakkab laksu saama siin, siis
kohe ka see indeks hakkab siin kasvama tagasi. Selline lugu. Selline tunne, et ma panin valesse paari. Tegelikult peaks panema euroussi, et see eurouss siin langeb natsa rohkem vist kui see nael. Vaatame, mis siit saab. Nii, ja nüüd siis meie Bitcoin. No Bitcoin seisab, huvi ta ei paku. Ja nii S&P, Marko, sinu lemmik, nii kast. See kasti teooria meil töötab ja töötab väga hästi. Nagu te näete, see kast on meil siin väga ilus ja liigub elasse. Et S&P liigub ikka veel kasti ülemuses otsa ehk liikumise 3400 suund. Ja kui sa hoiad, siis on... Nii, tuli küsimus. Nii, jaa, oota. Nii, Marko S&P vaatame ära. Jah, ja 3403. Vaatame, kas nüüd see õnnestub või mitte. See on uskumatu. 2800, siis 3400, see on 30% kasvu. See tähendab, seda siin kas ta nüüd terve aasta kasvab ka või? No see on selline huvitav küsimus. Nii, meil tuli järgmine küsimus. CAD-yen. Kuhu liigub CAD-yen? Teeme vaade. Symbols CAD-yen. Nii, CAD-yen. Ahah, siin. Teeme lahti CAD-yeni. Pole ammu seda paari vaadanud. Nii. Väga huvitav graafik, selline. Nii. CAD-yen. CAD-yen. No selline tunne. Nii, 91, 62. 56. Okei, double bottomi peale ei lähe. Nii, daily peal siis ilus 38%, siis sellest kriitilist tasemest allapoole ei läinud. See tähendab, siin läheb osaliselt edasi. Nii, Mariel, siis siin on sul viimane võimalus. Sul on siin viimane võimalus siis osta. Stop loss, ära siia alla pane. Stop loss on 8. Kui oleme õigel teel, siis see on siis see koht. Kui siit edasi vajub, siis vajub edasi alla. Et see hetkel on see 82.20 on see viimane koht, kus sa peaksid ka seda ostu tegema. Et siis praegult on veel viimane koht, kus siit saab ülesse minna. Teine moment, ära kiirust. Noh, siin veel on selline lokaalne selline ka kanal olemas. Väga ilus kanal tegelikult ka. Ja siis tegelikult ega siin suurt pole vaja. Isegi 80 pole nii allapoole vaja oodata. Et 87, isegi 7. Et säästame pipid. 87 on stop lossi koht ja noh, siit siis loodame läheb ülesse H4 peal. Nii, jätan selle graafiku siia alles. Vaatame, kas minu see ennustus siin peab paika või mitte. CAD-yen aga arvatavasti liigub natukene aeglasemalt kui USD-yen, sest ma arvan, et kui ma olen õigel teel USD-CAD-i peal, siis USD-CAD läheb ülesse, see tähendab, et CAD on nõrk, mis tähendab, et CAD-yen ei kasva nii kiiresti, kui seda teeb USD-yen. Nii et sa mõtle, kas on sul vaja hoida positsiooni selles paaris, kus see liikumine võib ülespoole minna, aga samas see liikumine ei toimu nii kiiresti kui või teises paaris. Et hoia pilk peal. Et see paar, mis hakkab kiiremini liikumine, sinna ka hakka panuseid tegema. Selline lugu. Nii. Ja küsimuste aeg. See
nii, aga oodake üks hetk, siin taks, keegi seda taksi teeb, ei tee. Siin tegelikult taksi peal on jällegi võimalus, nüüd ostuvõimalus on olemas, et korrektsioon tuli ära, siis taksis on selline võimalus tekkinud siia jällegi edasi ostu tegemiseks. Stop loss on suht siin lähedal. Kes teeb, see teeb. Kes ei tee, see ei tee. Voot selline lugu. Ust-Kädi peal on nüüd selline lugu. Me oleme jõudnud praegult M5 peal siin. Oleme jõudnud siin M5 peal selle reedese maksimumi juurde ja ka täna ööse maksimumi juurde, mis tähendab, juba läbisime seda asja. No tegelikult ma jällegi valesti, no okei, ma siin liitusin trendiga, bla, kõik on hästi ja tegelikult sama, ma pidin ostma siin palju varem, et siin 1.20, ehk siis 10 pippi allpool pidi olema see õige ostumoment olemas, et nüüd jah, et natukene siin hiljaks jällegi jäin, et need ilusad momendid, näiteks siin euronaela peal, mis on ilus moment? Ilus moment oli jällegi reede siin allpool, et see õige ost. Et siis siin võis nagu juurde panna, aga siin üleval juba osta, see on juba vale moment, et alati peab ostma enne eelmist maksimumi, et siin pärast maksimumi ostmine on juba suht keeruline ja keegi nagu eriti ei teagi, et palju ta võib veel pärast seda eelmist maksimumi ületamist veel minna üles. No vaadake siia, mis on see õppetund. Näiteks meil on kasvav graafik, näe, kasvab. Siin on see eelmine maks. Sa arvad, et okei, no ostan veel juurde. Ja mis sellega saad endale? No siin oli eelmine maks, ostsid siin üleval ja oled hetkel lihtsalt suures miinuses. Ja võib-olla sa oled nii suures miinuses, et tegelikult see oli üldse mingisugune tipp. Ja siis ta läheb lihtsalt pum alla ja ongi kõik ja ongi läbi. Et seda ei tohiks üldse juhtuda, et selline lugu. Et ostame ikkagi niimoodi, et kui on siit korrektsioon toimunud, siis ostame ja lõpetame ostud juba suht vara. Et see viimane ost ikkagi on suht all eelmist maksimumis, et siis siin varu on lihtsalt joosta selle hinnale, et siin täpselt nende tasemete peal nagu eriti ärge tehke neid oste. Et ikkagi varem, et nagu siin all, et ma ei teinud siin, ma ei märganud seda olukorda üldse. Noh, nii et ma siin euronaelas olen ilma tehinguteta ja liiguvad ilma minuta siia üles. Selline lugu. Et siis niimoodi. Nii, küsimusi pole tulemas, et siis pilt on suht natuke keeruline. Hetkel ainult see Ust-Käed võib-olla on selline lihtsam variant kauplemiseks ja need siis euroustid ja euroust on jah näitamas oma seda allapoole liikumist siia selle koha peale. No ja arvatavasti samamoodi peaks käituma ka siis naelust, et siis siia ka läbima siia 1.40, 50 vähemalt. Et siis selline pilt on alguses, aga Käedi peal on ikkagi kõige selline ilusam pilt. Ja Käedi peal ongi selline pilt, et vaata, üles alla ja siis ma siin allpool kui allpool, et see allpool pidi olema öösel. 1.23.20, okei, ostsin siin. Et siis sama asi nagu euronaela peal, et siin allpool lähevad ostud ja siis sinna ülesse. Võt selline lugu, siis selle huvitava pildi peal lõpetame meie tänase webinari ja loodame Fedi peale, NFP peale ja heade tulemuste peale. Et siis järgmise esmaspäevani ja head aega!